Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Septembrikuu viimasel nädalavahetusel toimus Aruküla lähistel Enduro Eesti meistrivõistluste viimane etapp. AV Spordiklubi poolt korraldatud võistlusest võttis osa veidi alla 100 tsiklitaltsutaja ja kokku peeti arvestust 10 erinevas võistlusklassis. Aruküla Enduro erineb teistest Eestis toimuvatest endurodest väga pikkade põllule rajatud katsete poolest. Samuti oli sel aastal uuendatud enduro katset ning ürituse lõpetas ühistardist kross, kus rajale läksid korraga mitme võistluskassi sõitjad. Eesti meistrivõistluste viimane etapp tõi rajale nii enduro spetsialistid kui ka üllatuskülalised. Näiteks algajate klassis tegi debüüdi omaaegne ringraja S. Hanno Velt. Mis ringraja mehele see enduro siis tähendab? No ikka, et selline väga lahe sügisene väljasõit ja proovida siis siin nii-öelda tõsiste meestega võidu sõita, et ütleme otsa ära, et kõva respekt vendade suhtes, nad ikka mõistavad maastiku peal väga-väga hästi sõita. Mis su eesmärk on siis? Ma tulin lihtsalt osalema, et mulle alati meeldib endale ka öelda, et kas sa tuli täna võidu sõitma või osalema, et ise piitsutan ka vahest. See ringrajal poisse takka, aga ma võin öelda, täna ma tulin ka osalema. Parim eestlane oli Arukülas mõlemal võistluspäeval E3 klassis sõitnud Ranna Ruusna, võistluste kiirem oli aga Ivo Steinbergs Lätist. Klassis E2 laupäeval ja pühapäeval kaotas Ruusna talle vastavalt 5 ja 2 sekundiga. Laupäeval aja alla 54 ja pühapäeval alla 44 minuti sõitsid 2 E2 klassi võistlejad. Sõmerparu motoklubi sõitjad Aigor ja Martin Leo. Eesti meistrivõistluste arvestuses võitis napilt 6-punktilise eduga Aigar. Vend Martin oli 132 punktiga teine ning kolmas Aruküla etapi võitja lätlane Steinbergs. See Aruküla rada on selline kiire rada, aga siin eksimused on karmid. Ei saa küll, ega igal võistlusel on eksimine karm, aga jah, tuleb vältida neid, aga siiamaani on hästi läinud, häda midagi. Elus ja terve ja lõpuni äkki saab isegi täna kodu. Kus see enduro võitja siis selgub, kas seal metsas trassile või siin nii-öelda aja peal sõidu siuke? Praegu ikka meistrivõistluste võitja selgub siin. Et eks neis vennaga käib tihe andmine, aga praegu hetkel ma olen veel peal. Baltikumis mul on niimoodi, et Lätis pean Ivoga võistlema ja Eestis on Aigariga, vennaga pean võistlema, et nalja ei ole, et sain hästi, et sain küll Läti meistriks 2 nädalat tagasi, et läks õnneks, et natuke mudane oli ja kaardid mängisid minule kätte natukene, et sain nagu Läti meistritiitli, aga Eestis siin jah, vend võttis ära, et peab leppima teise kohaga seekord. Ja Baltikumis Ivo, kes nüüd sõitis lõpus väga ilusti, et Baltikumis ma arvatavasti jään ka teiseks. Aga ei, hõbe on väga hea ju. E2 klassis olid omad lootused ka Toomas Triisal, kes lõpuks leppis 5. kohaga. Temal mõlgub aga mõttes juba 2017. aasta esimestel päevadel startiv Dakari maratonralli. Toomas Triisa kavatseb seal startida koos Mart Meeruga. Toomas jaoks oleks tegemist teise ja Mardi jaoks juba 3. Dakari maratoniga. Üks soo jaoks lõpeb ja teine kohe algab. Jah, võib nii öelda küll, et suvel sai natukene uue plaanid ringi tehtud, et võib-olla selle pärast ka need ajad täna siin sellised, et minu jaoks hakkas hooaeg nagu 1. septembrist, mitte nagu võib-olla teistele hakkab lõppema, et ma seadsin suve algus oma plaanid ringi, et mul hakkas hooaeg uuesti nagu 1. septembriga. Millal see Dakari plaan siis nii-öelda ilmavalgust nägi sinu jaoks? Kui päris aus olla, miks me nii vaiksed oleme siiamaani olnud ja pole seda veel suure häälega maha öelnud, et siis ongi see, et see plaan kui selline sai, eks see pärast viimast Dakari juba ta jäi pähe nagu oli vaikselt niimoodi susisema, et eelmine kord ju see peamine eesmärk, mis oli, et finišisse tulla, see asi ära teha, kogemusi saada, et see õnnestus on, aga mina kui väikese eluaeg võidu sõitnud ikka ihkasin nagu tulemus ka, et ühe korra tahaks ka teha nagu tulemuse peale nüüd sõita
ja need jutud käisid ja juulikuuses siis oli, et Mart küsis, et kas lähme või ei lähe ja otsus sai tehtud, et lähme, kvalifitseerusime, et nüüd on selleks, et 100% minna, ongi vaja nüüd eelarve ilusti veel kokku saada ja ennast ilusti vormi saada, et praeguse seisuga võib öelda, et niimoodi, et see Dakar 2017 minu jaoks on niisugune 80% kindel hetkel, et 100% veel ei saa öelda, et on minek, et kõik muu on tehtud, aga eelarves on lihtsalt veel natukene auku, mis on vaja ära täita. Klassis E1 võitis Arukülas Sõmerpalu ridadesse kuuluv Veiko Rääts, talle järgnes lätlane Edgar Schilins ja reetmotovõidusõitja Priit Piine. Eesti meistriks tuli Veiko Rääts 157 punktiga, teine oli Priit Piine ja kolmas lätlane Schilins. Kuidas need 2 päeva kokku võtad? Väga huvitav on olnud, sõita on kõvasti saanud. Enam-vähem on läinud, mõned katsed on olnud natukene kehvemad, aga enduro katse on nagu enam-vähem välja tulnud ja kokkuvõttes on nagu okei olnud. Priit, kuidas sa selle hooaja kokku võtaksid? Plaan oli algul, et võtan natukene rahulikumalt see aasta, et oli vaja gümnaasiumi ilusti ära lõpetada ja ülikooli sisse saada, et neid treeningtunde pole nii palju taga ja siis see annab ka nagu nii-öelda tulemust päris tugevasti tunda kahjuks, et nüüd viimane etapp, kui ma Soomes käisin, siis vigastasin veel õlga ja niisugune ei ole just 100%, aga annan endast parima iga kord ja eks raske on. Milline välisvõistlus sul sellest hooajast kõige paremini meelde jääb? Lätis Ogres toimusid Euroopa meistrivõistlused, mis oli liiva sees, ehk siis eestlastele nagu mulle väga meeldis ja seal ma suutsin sõita ühel katsel 3. aja enda klassis ja kokkuvõttes tulin 6. Et see jääb kindlasti kõige rohkem meelde, et see oli ülim emotsioon, et ma ei oleks oodanud otseselt nii head tulemust. Ega nii-öelda meeste klassi üle tulla, aga see ongi problemaatiline. Kindlasti jah, et olles tegelikult vist ka kõige noorem nii-öelda sõitja enduras Eestis, et siis ega kerge ei ole, aga see annab jällegi motivatsiooni järgmisteks aastateks, et rohkem trenni talvel ja enesekindlust juurde. See võiks ole näha, mis järgmine aasta saab. E3 klassis sai Elari Talu Aruküla enduro esimesel päeval kerge õlavigastuse ning sel päeval tulemust kirja ei saanud, kuid teise päeva 4. koht andis talle ikkagi loodetud Eesti meistritiitli 133 punktiga. Teiseks jäi Priit Palatu ja kolmas oli lätlane Lauris Ermanis. Eile sõitsime vastu puud ja õlg läks liigesest välja ja täna läbi valu olen siiamaani jõudnud, et natuke veel minna, et pean tänase päeva kindlasti lõpuni saama. See krossi sõit on siis tõeline katsumus need 6 ringi? Jaa, et eks ma põristan lihtsalt vaikselt lõpuni, et mul see koht ei ole üldse oluline. Mis siis tagas sellel hooajal selle stabiilsuse, et sa oled juba Eesti meister? Ei oskagi öelda, et eks on trenni tehtud ja vaeva nähtud ja olen leidnud mingisuguse enesekindluse ja selle arvelt on see tulnud. See endine motokrossi taust on kasuks sellel endurol? Jaa, kindlasti aitab kaasa, et motokrossist on see kiiruse asi nii-öelda kaasa tulnud, et siin juurikate peal on lihtsalt vaja see kuidagi ära rakendada. Seeniorid 40+ klassis tuli Eesti meistriks Toivoniku Pensios Paikuse motoklubist, kes edestas vaid 1 punktiga Egon Üprausi, kolmas oli Vaido Kall. Juunioride klassi esikolmik Arukülas oli Reijo Timmi, Egert Veltson ja soomlane Niklas Laankoski. Võistkondlikult võidutses Aruküla radadel Sõmerpalu motoklubi. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.